Mida siis on vaja teha, et olla see 1-2% või 3% või siis miks ka mitte siis 10%, kui natuke lahkem olla. Et vaatame siis seda natuke lähemalt. Esiteks seda, et miks seda turgu siis nii raske ületada on, et isegi profit väga ei suuda ja siis sealt edasi. Esiteks sellepärast, et kui sa tahad üle turu teenida, siis on tegemist nullsumma mänguga, mis tähendab seda, et selleks, et sina saaksid rohkem teenida kui turg keskmiselt, peab keegi teenima alla selle. Ehk sa pead kellegi käest raha ära võtma. Ja võib-olla selline hea võrdlus näide siia kõrvale on võib-olla see, et oletame, et sa tegeled jooksmisega, sa näed vaeva, et oma jooksuaega parandada, siis see on küll tore, aga sellega sa olümpiamängudele võitma ei lähe. Et selleks, et olümpiamängudel võita, sa pead oma jooksuaega parandama rohkem kui kõik teised. Ja sama kehtib siis ka kauplemise puhul, ehk siis kuna tegemist ei ole mingi sellise asjaga, et kui sa oled vähemalt mingi X taseme oskuse saavutanud, siis sa võidad, vaid tegemist on sellise asjaga, et sa pead olema top 2-3% seas või top mis iganes protsendi seas, siis sa võidad, siis see tähendab seda, et sa pead edenema või arenema kiiremini kui teised. Või sa pead suutma teha seda asja paremini kui teised. See, et sa enda oskusi parandad, ei ole piisav, vaid sa pead parandama rohkem kui teised. Mis tähendabki seda, et see asi ei saa olla nii lihtne, sest et need teised inimesed on ka üsna motiveeritud ja tihtipeale ei ole need inimesed, vaid need on arvutid ja suure ettevõtted, kus on sadu inimesi, kes selle nimel tööd teevad ja sa pead siis nendega sisuliselt konkureerima. Jah, siin on mingeid nüansse, kus sa saad oma mingi niši leida, kus nemad ei osale ja nii edasi, aga laias laastus on see nii, et sa pead konkureerima praktiliselt kogu turuga. Nii et jah, sa ei ole see ainus. Siis psühholoogia tuleb mängu kindlasti, et igasugu muud sellised tüüpilised emotsionaalsed reaktsioonid ja nii edasi, mis siin kõik tulevad mängu. Aga isegi kui sul see on nagu kontrolli ajal ja sa suudad edukalt kaubelda, siis nii kui su summad näiteks kasvavad, siis see varasem enesekindlus võib hakata kõikuma, et hakkad rohkem kõhklema ja kahtlema ja nii edasi. Või siis, kui hakkad teiste investorite rahaga tehinguid tegema, siis see võib ka muuta absoluutselt seda, kuidas sa oma mõtteprotsesse läbi viidi otsuseid langetad. Ehk siis olgu see siis nii, et sa kaasad mingi sõbra käest raha või nii, et sa teed oma mingi fondi, siis need tulemused ei pruugi absoluutselt tulla sama head kui need, mis sa ise suutsid teha. Ja noh, kui me räägime fondijuhtidest, siis tihtipeale just ongi see suuremate summade mure, et fondid võivad teha väikeste summadega mingid strateegiad, mis annavad hea tulemuse. Selle peale vaadatakse, et see on jube hea fond, visatakse suur hunnik raha sinna sisse ja siis ei saa enam neid strateegiaid rakendada. Või siis ei saa nende pealt nii head tootlust teenida, sest 1 miljoniga saad, aga 500 miljoniga enam ei saa. Et see on ka üks põhjus, miks tihtipeale need fondid, mis mingi aeg võib-olla ületavad turgu, ei tee seda varsti enam. Et see asi muutub või see võimalus enam ei kehti. Ja siis sama, mida ma natuke mainisin, need muutused võib olla see sama, et sa selle suurema summaga ei saa teha, võib olla mingi seaduse muutus, võib olla mingite reeglite muutus turul, võib olla see, et see lähenemine enam ei tööta, mis enne töötas, sest et mis iganes põhjusel ja nii edasi. Et kõik sellised muutused mõjutavad seda, mis enne töötas, see enam ei tööta. Ehk öelda nii, et või lühikokkuvõttes, et kui sa ei ole selle asja vastu hästi kirglik, siis ilmselt ei ole mõistlik seda isegi üritada, kui niimoodi optimistlikult öelda.